Olen Tuuli Koitjärv. Tutvustan ühte lapsesõbralikku ühistöövahendit. Tegemist on veebitahvliga ja see vahend asub järgneval aadressil. Tegemist on keskkonnaga, kus on võimalik toimetada tasuta, luua tahvleid limiteerimata hulgal ja sorteerida märkmeid tahvlil ning teha koostööd. Võimalik on toimetada kontot luues, aga ka ilma kontot loomata on võimalik luua tahvlit, kuid siis on tahvli veebiaadress ebamugavalt pikk. Nüüd näide ühest tahvlist, mis on koostatud lastele ja see on kaitstud salasõnaga. Nüüd tuleb sisestada salasõna ja sisenemiseks ei ole vaja nupule Go vajutada, toimib sisenemine Enter nupule vajutades. Tegemist on ühistööga, kus lapsed kirjutasid, mis tekitab lastes hirmu ja mida nad kardavad. Kui me soovime oma mõtteid lisada, siis vajutame Add a note, võime siit valida erineva värvi, panna pealkirja ja sisu ning alla võib kirjutada ka oma nime, hüüdnime või mõne muu sellise märgise, mille järgi saab aru, kes selle postituse on teinud. Ning seejärel post me. Nüüd need teated tulevad kaootiliselt siia tahvlile. Et tahvel korrektsem välja näeks, siis on võimalik sorteerida lipikuid. Siis on võimalik kasutada otsingumootorit. Ja nüüd te näete, et näitab kohe need lipikud, mille peal on kirjutatud sõna kolle. Samuti on võimalik seda tahvlit jagada ja tahvli aadress tekib registreeritud kasutajal nõnda, et kõigepealt on kasutaja nimi, siis keskkonna aadress ja kaldkriips, mille taga on tahvli järjekorranumber, mitu tahvlit siis kasutaja on endale loonud. Kuna hetkel siin on tegemist minu teise veebitahvliga, siis on näha, et siin on aadressi lõpus 2. Et saab ka ainult lugemiseks jagada linki ja ka saab istutada seda tahvlit oma kodulehele. Aga nüüd vaatame veel, millised võimalused on, kui me oleme, mida saab teha selle tahvli looja. Ja selleks ma login oma kontosse sisse. Selleks on vaja aadressi ja salasõna. Ja nüüd te näete, et olen kokku loonud 4 erinevat tahvlit. Siit on võimalik tahvleid kustutada, siit on võimalik välja logida ja on võimalik ka uus tahvel luua. Mida tahvli looja teha saab? Kõigepealt saab ta valida sobiva tausta. Taustad on hästi lapsesõbralikud, suurte temaatiliste piltidega, aga on võimalik
kui see pilt hakkab segama ja häirima sisulist tööd, on võimalik valida ka lihtsalt ühevärviline taust. Nüüd enne ma näitasin, et saab märkmeid teha klõpsates nupule lisa teade, aga on võimalik ka ekraanil klõpsates oma märkmeid lisada. Paneme näite suve oodates, mida sa ootad suvelt, ja oma nimi, sobiva värvi, panen kollase oma värviks ja post me ja näete, lipik ongi siin. Et teda võib siis siin lohistada, võib lipiku all servas olevast nupust delete ära kustutada või edit muuta, aga on olemas ka prügikast, kuhu saab oma lipiku lohistada. Siin saab, kui õpetaja soovib tahvlil demonstreerida tahvlit, saab ka teksti suurendada zoom-nupule vajutades. Teeme veel ühe märkme. Uuesti suve oodates. Ja nüüd vaatame, et ühiselt arutamiseks või diskuteerimiseks on õpetajal hea ka suurendada neid märkmeid. Kirjastiili saab muuta. Kirjastiili saate kohe näha, kui hiirega libistate üle valikute, siis näete kohe, milliseks muutub kiri. Ja veel on võimalik tahvli loojal valida, kas seda tahvlit saan toimetada ainult mina, igaüks, või siis parooliga kaitstuna, parooli sisestamisega. Siia tuleb siis sisestada parool. Ma panin näiteks suve ootus praegu siia ja salvestan selle tahvli. Ja nüüd veel näide aadressist, kuna on tegemist minu loodud tahvliga, tuletame meelde, esimesel kohal on siis kasutajanimi, selle keskkonna aadress ja 5, sest 5. tahvel oli siis hetkel minu poolt loodud. Nii et toredaid ühiseid tahvlite loomisi.